Tervist, siin on Mõtlemaatika ning täna kavatseme lahendada läbi 2020. aasta matemaatika riigieksami. Hoidke silmas, et minu lahenduskäigud võivad erineda sellest, mida teile on õpetatud, aga vastused peaksid meil tulema siiski samad, sest need on kontrollitud Harnalehe poolt. Ülesanne 1. Kolmnurga küljed on 5 cm, 6 cm ja 5 cm. Arvutage selle kolmnurga suurim nurk ja täpne pindala. Suurima nurga arvutamiseks saame kasutada koosinusteoreemi. Eraldame sellest nurga. Pannes arvud olemisse, saame vastuseks 0,28. Võttes koosinuse -1 sellest, saame vastuseks ligikaudu 73,7 kraadi. Järgmiseks peame leidma täpse pindala. Selle leidmiseks saame kasutada Heroni valemit. P leidmiseks tuleb liita küljed kokku ning jagada 2. Vastuseks saame 8. Pannes kõik arvud nüüd Heroni valemisse, saame, et pindalaks tuleb 12 ruutsentimeetrit. Sellega lõppes esimene ülesanne. Ülesanne 2. Laual on 2 karpi pärlitega. Kõik pärlid on ühesuurused ja erinevad üksteisest vaid värvi poolest. Ühes karbis on 5 musta ja 6 valget pärlit ning teises karbis 4 musta ja 5 valget pärlit. Esimene küsimus. Kummast karbist ühte pärlit võttes on valge pärli saamise tõenäosus suurem? Esimeses karbis on 6 valget pärlit ning kokku neid 11, ehk siis tõenäosus oleks 0,545. Teises karbis on 5 valget pärlit ning kokku neid 9, ehk siis tõenäosus oleks 0,556. Kuna teise karbi tõenäosus on suurem, siis on see ka vastuseks. Teine küsimus. Mõlemast karbist võeti 1 pärl. Kui suur on tõenäosus, et võetud pärlid on mõlemad valged? Selleks võtame esimesest karbist tõenäosuse, mis ennem arvutasime, ning ka teise karbi tõenäosuse ja saame vastuseks 10/33 ehk ligikaudu 0,303. Sellega lõppes teine ülesanne. Ülesanne 3. On antud selline võrdlus ning esimene punkt ütleb, et avaldaksime arvu B arvu A kaudu. Kuurutame esimese asjana terve rea 3-ga, et saada lahti murrust. Viime B vasakule poole ning kõik muu jääb paremale. Jagame terve rea 2-ga ning saame, et B väärtus on 18 miinus A jagatud 2-ga. Teine punkt. Leidke arvu A kõik väärtused, mille korral arv B on väiksem kui 7. Nüüd on tegu meil võrratusega. Korrutame terve rea 2-ga, et saada lahti murrust. Viime täisarvud teisele poole ning korrutame terve rea -1-ga. Jätke meeles, et siis ka märk muutub teistpidi. Vastuseks ongi kõik väärtused 4 kuni lõpmatuseni. Sellega lõppes 3. ülesanne. Ülesanne 4. Hinnanguliselt on viimasel 50 aastal energiatarbimine kogu maailmas kasvanud 2% aastas. Aastal 2018 tarbiti maailmas kokku 160 000 teravatt-tundi elektrit. Esimene punkt. Eestis tarbiti 2018. aastal 0,0055% kogu maailmas tarbitud elektrikogusest. Mitu teravatt-tundi elektrit tarbiti Eestis 2018. aastal. Selle jaoks tuleb teha protsentarvutus, korrutades algsumma Eesti tarbimise protsendiga ning jagades 100%-ga. Vastuseks saame 8,8 teravatt-tundi. Teine küsimus. Mitu teravatt-tundi elektrit tarbiti maailmas aastal 2000? Vastus andke täpsusega 1000 teravatt-tundi. Selle jaoks saame kasutada liitprotsendi valemit. Pannes väärtused, mis meil on antud valemisse, eraldame sellest C ehk algsumma. Jagades arvud ära, saame algväärtuseks 112 000 teravatt-tundi ligikaudu. Sellega lõppes 4. ülesanne. Ülesanne 5. Sõbrad Mart ja Robert osalesid kohaliku duatloni põhidistantsil, kust tuli läbida 6 kilomeetrit joostes, 24 kilomeetrit jalgrattaga sõites ja veel 3 kilomeetrit joostes. Esimene punkt. Mart läbis esimese jooksuetapi poole tunniga. Tema keskmine kiirus teisel jooksuetapil oli 3 kilomeetrit tunnis võrra väiksem kui esimesel jooksuetapil. Mitu minutit kulus Martil teise jooksuetapi läbimiseks? Kiiruse valem on distants jagatud ajaga. Esimese jooksuetapi, mis oli 6 kilomeetrit, läbis ta poole tunniga ehk 0,5 tundi. Jagades need väärtused, saame, et ta keskmine kiirus oli 12 kilomeetrit tunnis. Teisel jooksuetapil oli ta 3 kilomeetrit tunnis võrra aeglasem ehk 12 miinus 3 ning saame vastuseks 9 kilomeetrit tunnis. Et leida aeg, peame jagama distantsi kiirusega. Teine jooksuetapp oli 3 kilomeetrit pikk
ning ta kiirus oli seal 9 kilomeetrit tunnis. Jagades need saame jagatiseks 1/3 tundi ehk minutiteks tehes 20. Teine küsimus. Robert sõitis jalgrattaga ühes tunnis 2 kilomeetrit rohkem kui Mart ning läbis selle etapi 3 minutit kiiremini kui Mart. Arvutage Roberti keskmine kiirus jalgratta etapil. Oletame, et kui Roberti kiirus oli x kilomeetrit tunnis, siis Marti kiirus pidi olema x miinus 2 kilomeetrit tunnis. Järgmisena peame 3 minutit tegema tundideks. See on 0,05 tundi ehk 1/20. Aeg võrdub distants jagatud kiirusega. Ehk siis meil tuleb teksti järgi selline lahutustehe. Ühise murrujoone peale tuleb ruutvõrrand x ruut miinus 2x miinus 960 ning alla 20x korda sulgudes x miinus 2. Ruutvõrrandil peab tulema vastus 0 ning alumisel võrrandil ei tohi just vastus tulla 0. Siit on näha, et selleks on 0 ning 2. Nüüd tuleb lahendada ära ruutvõrrand. Selleks kasutame selle lahendi valemit. Ruutjuure alt tuleb välja 62. X1 väärtus tuleb 32 ning X2 väärtus tuleb miinus 30, mis ei sobi tekstiga. Vastuseks on, et Roberti keskmine kiirus jalgratta etapil oli 32 kilomeetrit tunnis. Sellega lõppes 5. ülesanne. Ülesanne 6. On antud selline funktsioon. Esimene punkt. Leidke selle funktsiooni tuletis ja kahanemispiirkond. Loodan, et tuletist kõik oskavad võtta, astandaja muutub väiksemaks ning tuleb x jätta. Et leida kahanemispiirkond, peame leidma x väärtused. Esimeseks x tuleb 0 ning teiseks x tuleb 12. Teeme x sirge ning alustame joone tõmbamist ülevalt, sest kõige suurem astandajaga x väärtus on positiivne. Kuna otsime kahanemist, siis see piirkond on x all. Ehk siis vastuseks tuleb 0-st 12-ni. Teine punkt. Funktsiooni fx graafikule kohal x 0 võrdub -1-ga, joonestatud puutuja moodustab x-telje positiivse suunaga nurga alfa. Arvutage nurk alfa. Puutuja tõus võrdub tuletise funktsiooni x-iga ning tangents alfaga. Asendame tuletise funktsioonis x-i -1-ga ning saame vastuseks 6,5. Võtame järgmiseks tangents -1, et leida alfa ning selle väärtuseks saame 81,3 kraadi. Sellega lõppes 6. ülesanne. Ülesanne 7. Aritmeetilise jada 5 liige on 19. Selle jada esimese 3 liikme summa on 30. Esimene punkt. Arvutage selle jada esimene liige ja jada vahe. Me teame, et A5 väärtus on 19 ning 3 esimese liikme summa on 30. A5 saame kirjutada ka kui A1 pluss 4D, sest tegu on aritmeetilise jadaga. Ning liitmistehte saame kirjutada kui A1 pluss A, 1 pluss D pluss A1 pluss 2D. Me tekitame endale 2 otsitavat. Liites kõik kokku, saame 3A1 ning 3D-d. Jagame terve rea 3-ga. Saame, et A1 pluss D võrdub 10. Siin saaks ilusasti kasutada liitmisvõtet, selleks korrutame alumist rida -1-ga. Nüüd kaovad A1-d ära ning saame, et 3D võrdub 9-ga. Jagame terve rea 3-ga ning D väärtuseks tuleb 3. Leiame ka nüüd A1 väärtuse, pannes 3 sinna ning saame vastuseks 7. Teine punkt. Arvutage selle jada 100 liige ja esimene 100 liikme summa. N liikme leidmiseks kasutatakse sellist valemit. 100 liikme leidmiseks paneme arvud valemisse ning saame vastuseks 304. Järgmisena peame leidma 100 liikme summa ning selle jaoks kasutame sellist valemit. Pannes arvud valemisse saame vastuseks 15 550. Sellega lõppes viimane ehk 7. ülesanne. Kui teile meeldis see video ja oli abi, siis kindlasti likeige ning kui teid huvitavad sellised videod, siis kindlasti vaadake üle mu kanal. Mul on iga aasta jaoks tehtud üks kitsa ja üks laia riigieksami lahendusvideo. Kuniks järgmise videoni, näeme siis.